meie digitaliseerimise kiirkursustel me oleme rääkinud tootmise jälgimisest, protsesside kaardistamisest, kuidas e-poodi üles ehitada, kuidas enda personali tänu digitaalsetele lahendustele paremini hallata, kuid üks teema, millest me veel ei ole rääkinud, on tegelikult meie kliendid. Et kuidas digitaliseerimine saab meid aidata klientidega suhtlemisel, meie klientide haldamisel. Ja selle teema võtame siis täna fookusesse, selleks on siin Mark Maslov Raditexist. Ma kõigepealt küsiksin, Mark, sinu käest seda, et kui me ütleme CRM ehk kliendihaldustarkvara, mis asi see on? Tere, Doris! CRM või kliendihaldustarkvara on lihtsasti selgitades andmebaas, kus siis saab näha, kes on kliendid, kellega millal oli suheldud, millest oli räägitud, millised olid pakkumised ja kõik muu taoline informatsioon kergesti ja kiiresti kättesaadav. Ja sisuliselt see on selline tarkvara lahendus, mis aitab lihtsustada nii turundust kui ka müüki ning ka üleüldse klienditeenindust kui sellisena. Miks siis enam minu, ma ei tea, tavapärasest nii-öelda mobiiltelefonis olevast inimeste loendist või mailboxis olevatest e-kirjadest ja kontaktidest ei piisa? Mida see CRM annab rohkem? CRM on lihtsalt, nagu ma ütlesin, andmebaas, kus on kõik vajalik info juba ühes kohas nagu olemas. Et ei pea otsima midagi e-mailides ja muudes telefoni rakendustes, ütleme niimoodi. Ja teine suur pluss on see, et kui sa ei ole üksi, aga on näiteks meeskond, et siis selle kogu info kättesaadavus on ka täiesti teisel tasemel. See on ettevõttele ühesõnaga ühine kogu meeskonnale? Täpselt nii. Väga hea. Mida kõike saab veel siis teha nüüd selle andmebaasiga? Saab digitaliseerida kogu protsessi, mis on, ütleme, enne teenuse osutamist või mingi oma toote nagu müüki. Et sisuliselt turundus, kõik müügitegevused ja sealhulgas ka jooksev klienditeenindus ka saab nagu juhtida selle tarkvara abil. Piltlikult öeldes võib ka selliseid lahendusi kasutada, et näiteks veebi keskkonnast või veebi leheküljelt tuleb päring otse CRM tarkvarasse ja sealt juba saavad müügiinimesed sellega edasi tegeleda. Täielikult ära automatiseeritud nagu see pool ja kas sa näed ka seal, ütleme siis klientidega suhtluse osa, et millise kliendiga, kuidas on varem suheldud, kogu see pool, mis ajalugu on? See on väga oluline ja selle tarkvara lahendus ongi, eelis seisnebki selles, et kogu ajalugu jääb alles. Sest mida siin salata, et juhtub ka niimoodi, et müügimehed vahest lahkuvad või lähevad teise organisatsiooni, et siis on ka risk, et lähevad kogu andmebaasiga minema. Aga siis see haldustarkvara võimaldab seda riski nagu maandata esiteks, aga teiseks, mis kõige väärtuslikum on siis see, et kogu ajalugu on lihtsasti otsitav, kättesaadav ja mis ka tähtis on võimalik lausa selliseid lisafunktsiooni kasutada, et kui tulevad mingid kõned sisse, et kas või neid salvestada ja tulevikus nagu meenutada, millest üldse juttu oli. Et kui see kliendiga paus nagu liiga pikaks jääb, siis tegelikult sealt saad kõik nagu järgi vaadata, meelde tuletada, mis on toimunud, et õigest kohast ja vastavalt kliendi huvidele edasi minna. Täpselt nii. Lisaks võib kas või selliseid häid funktsioone kasutada nagu kliendi sünnipäeva meeldetuletused, et kõik sellised, ütleme niimoodi, müüki toetavad tegevused on ju head alati. Kõlab väga hästi. Kuidas nüüd endale seda sobivaimat lahendust valida? Mida tuleb ühe CRM tarkvara valikul ettevõtte, mida ta silmas peab pidama või millistest kriteeriumitest lähtuma? Siin tuleb muidugi meeles pidada, et tarkvara lahendusi on väga palju. Ja valik on tõesti, võib osutuda keeruliseks. Kas või meil siin Eestis on päris mitu tuntud startupi selles valdkonnas olemas.
Ja loomulikult kõigepealt tuleb alustada sellest, et täpsemalt määratleda, et millised on need põhilised funktsioonid, mida oleks tarvis. Ja valida teha natuke Google'is tööd ja eks seal leida mingid esimesed variandid, millest alustada. Tavaliselt on võimalik ka seda lausa tasuta proovida. Aga kas siin nüüd on vahet ka, et kui ma olen tootmisettevõte või kui ma olen näiteks, ma ei tea, koolitusettevõte? Et selle valikuprotsessi juures või et millist tarkvara eelistada, mida ta peaks suutma teha või et on sellel ka vahet? Kindlasti on vahet selle seisukohalt vaadates, et millised võiksid olla järgmised sammud digitaliseerimisel. Et kui näiteks tegemist on tootmisettevõttega, seal tõenäoliselt on mingi ladu olemas, mingit tootmisplaneerimist, et siis peab arvestama, et see CRM võimaldaks ka hiljem neid süsteeme nagu ühendada, et info liikuks edasi-tagasi ka, et ei oleks seda topeltsisestamist ja kõiki muid taolisi nagu muresid, ütleme niimoodi. Kui teenindusettevõttega on tegemist, siis eks neid piiranguid on natuke vähem, aga tegelikult kui üldiselt võtta, siis ega seal väga suurt vahet ei ole. Et nii või teisiti on alati tähtis, et lihtsalt kliendihaldustarkvara võimaldaks nii andmete importi kui ka eksporti, ütleme niimoodi, et kui ühel hetkel nagu selgub, et ettevõte on näiteks sellest lahendusest nagu juba üle kasvanud ja oleks vaja midagi võimsamat ja suuremat, et siis oleks see üleminek nagu lihtne. Sellisel tegelikult me jõuamegi selleni, et kuidas ühte CRM tarkvara organisatsiooni juurutada, kui palju see aega võib võtta, et mis tööprotsessist me räägime või kui palju see, juurutamine võib ebamugavast ettevõttel tekitada. Kui ta tänases situatsioonis on täpselt see, nagu me alguses rääkisime, et igaühel on oma e-maili, postkast ja oma telefon ja seal on need kliendiandmed. Kui me räägime juurutamise protsessis, siis tegemist on ju olulise äriprotsessi digitaliseerimisega. Ja eks siin väga palju sõltub sellest, et kui palju on tehtud seda kodutööd ehk ettevalmistust. Ja see juurutamise protsess sõltub ka sellest otseselt, et näiteks kui värske ja õiged andmed on hetkel olemas näiteks klientidest, et aadressid, nimetused, registrinumbrid, kontaktid ja kõik muu taoline. Ja loomulikult, kui on eeltöö juba tehtud, siis sisuliselt võib ka paari nädalaga süsteem juba kasutusel olla. Aga kui seda eeltööd ei ole tehtud veel, siis võib ka mõneks kuuks ka see nagu niimoodi öeldes pikemaks minna, et loomulikult tuleb mainida ka inimeste või kasutajate valmisolekut ka sellega tööd teha. Et algselt võivad olla paralleelsüsteemid, et üle minna nagu CRM-i peale? Loomulikult, jah. Ettevõtted kindlasti huvitab alati see pool ka, et millist investeeringut see ettevõtte jaoks tähendab, et see võib olla üks takistav tegur, miks seni ei ole võetud ühtegi CRM tarkvara nagu kasutusele. Mina ütleks, et siin kõige suurem investeering on ettevõtja või ettevõtte meeskonna oma aeg. Sest nagu ka ma varem ütlesin, et on üksjagu tasuta võimalusi või selliseid süsteeme, mis võimaldavad näiteks kuni 10 kasutajani tasuta täisfunktsionaalsust nagu kasutada. Nii et siin rahaliselt ma väga suurt riski ei näe. Siin on kõige suurem töö on just selle meeskonna ettevalmistamine ja info ettevalmistamine, mida sinna selle kliendihaldustarkvara andmebaasi sisse panna. Aga kui nüüd ei ole enam tasuta tarkvara, et kas seal me räägime pigem kuutasupõhistest mudelitest või on nagu see, et tuleb täiesti tellida enda ettevõttele nagu nii-öelda tailor-made lahendus? See on hea küsimus. Tegelikult on nii ja naa võimalik, et kui valida pilvelahendust, siis tavaliselt nad on ikka kuutasupõhised. Aga on ka näiteks igasugust vabavara olemas, et kus on võimalik oma serverisse näiteks panna ja siis kogu kulu ongi see ühekordne paigaldus, seal mingi spetsialisti palkamine ja hiljem siis võib-olla mingisugused täiendavad lisa
timimised võivad maksma minna, aga tavaliselt midagi ei maksagi. Sa mitmeid kordi tõid tegelikult välja seda nii-öelda meeskonda ja meeskonna valmiduse olulisust. Aga mida nüüd siis saab üks ettevõtte juht teha situatsioonis, kus ütleme siis nii, et töötajad on vastu, ei tahaks oma nii-öelda musta märkmikku teistele ka avaldada? Et mis on siin nagu see ettevõtte võimalused, kui ta ikkagi enda nagu stabiilsuse tagamiseks tahaks minna CRM-i peale üle? Siin peamine soovitus on see, et ettevõttel oleks vaja kõigepealt ühendada oma meeskonda üle oma visiooni ja eesmärk, et selles mõttes peab ikka oma selline meeskonna tunne ja meeskond peab tekkima, sest tavaliselt kui selline olukord tekib, see tähendab seda, et seda meeskonnatööd väga ei ole. Et siis see on üsna selline suur risk ettevõtte üldisele arengule, nii et sellega tuleb tõsiselt kohe hakata tegelema. Isegi CRM-i, ütleme niimoodi, otseselt mitte arvestades, et see on lihtsalt äriliselt väga, väga tähtis. Jah, et algselt võib-olla iga müügimees nii-öelda oma müügitulemuste eest väljas on ju ja et siis enda kontaktide pealt. Ja siin tegelikult, kui rääkida müügimeestest, et eks see on üsna tihti selline lugu, et müügimehed on päris mugavad inimesed, et palgad tavaliselt on kõrgemad kui seal teistel osakondadel ja eks igasugused muudatused nõuavad harjumuste muutmist ja ega see kõikidele väga ei meeldi. Ja loomulikult tekivad sellised vastumeeled ja võib-olla seal soov mitte kaasa minna, aga sellisel juhul tuleb esile tuua need kasud, mida saavad need samad müügimehed. Kas või selleni, et üks lihtsamaid viisi on näiteks siduda boonuste väljamaksmist selle CRM-i juurutamise käekäiguga. Et kui protsess ilusti edeneb, siis müügiinimesed saavad ka arvestades seda ka täiendavat boonust. Või seda põhiboonust, ütleme niimoodi. Sellised näited on, et kus ettevõtted sellisel kujul nagu siis seda motivatsiooni tõstavad? On küll, jah. Sest on küll seda, et alguses ju juurutamise etapil, nagu sa ütlesid, tuleb paralleelselt 2 süsteemi nagu kasutada. Vanal viisil seal oma Excelis või kuskil paberi nurga peal kirja panna asju, aga veel ka siin mingid süsteemi veel täita. Et see nagu paljudele ei meeldi alguses vähemalt, nii kaua kui ei ole harjumust tekkinud. Kui nüüd inimene kuulab meie seda tänast vestlust siin ja otsustab siis, et CRM on see asi, mis meie organisatsioonist on puudu ja sellest võiks olla abi. Sest nii palju, kui nagu mina nüüd sind kuulan, saan aru, et organisatsiooni stabiilsuse tagamiseks juba, et tõesti ei oleks nagu see, et peale mind tulgu või veeuputus, vaid et alati kõik andmed on ettevõttel tema klientidest olemas, see klientide nii-öelda stabiilne infovoog on olemas, olenemata sellest, kes parasjagu selle kliendiga tegeleb. Et tahab minna CRM-ile üle, siis kus ta pihta peaks hakkama? Et see nii-öelda esimest seda CRM-i tarkvara, et leida üles neid võimalusi või erinevad tarkvarasid? Üks viisidest on tegelikult küsida oma tutvusringkonnas, kes seda nagu juba kasutab, et sellist nagu taustainfo saada. Loomulikult väga võimas riist on meile kõige hea teadaolev Google, et sealt on väga palju selle kohta nagu informatsiooni ja nagu ma ka varem ütlesin, et loomulikult tuleb kirja panna need olulised funktsionaalsused või mida just konkreetne firma tahab CRM-ist nagu endale saada. Ja siis piltlikult öeldes tekib selline lühike lähtülesanne, et millele peab see süsteem nagu vastama. Ja siis on juba see valik ka nagu lihtne. Ja kas tegelikult ka sinu ettevõttes nii-öelda võib-olla juba olemas olevad IT-partnerid võivad olla need, kes aitavad samuti seda valikut teha? Jah, miks mitte? Kui nendel on selline kogemus olemas, võib-olla nad ise kasutavad juba midagi, saavad ka seda teavet nagu jagada. Suur tänu sulle, Mark.
et ma loodan, et te saite nagu inspiratsiooni sellest, et tegelikult CRM-ile üleminek ei pruugi olla nii keeruline. Olemas on palju erinevaid võimalusi ja nagu Mark välja tõi, et siis see sõber Google saab olla kas või see esimene koht, kus otsima hakata ja endale sobivat võimalust, sest et ikkagi see organisatsiooni stabiilsuse, jätkusuutlikkuse ja hea kliendisuhte hoidmiseks on siin tegemist võimsa tööriistaga.